sina oled täiuslik. Sina oled täiuslikult kaunis. Sa oled täiuslikult imeline. Sa oled täiuslikult eriline. Issand, sa ei vaata iseenese peale. Et sa oled nii eriline. Ja sulle ei kõlbaks tulla inimeste sekka. Vaid issand sõna ütleb, et sa loobusid kõigest sellest. Ja siin leiti inimese. Issand, sa tulid meie juurde. Sa said meie sarnaseks. Selleks, et teha meid enda sarnaseks. Issand, ma tänan. Ma tänan sind, issand, et sina maksid meie süü eest. Sina maksid meie üleastumiste eest. Sina maksid selle patuvõla. Ja sa tõid vabaduse. Sa tõid meile vabaduse. Sa tõid meile rahu. Sa tõid meile rõõmu. Ja issand, sa ütled, et veel ülirohkesti on sinus seda rõõmu, seda rahu, seda õigust. Ja sa oled meid tõmmanud iseenese sisse. Iseenesesse. Aitäh, issand, sulle selle eest. Aitäh, issand, sulle selle eest, et iga üksik siin viibija võib täna sellest täiusest, sellest armastusest, sellest küllusest osa saada. Sellepärast sina valitsed täna. Sina valitsed ja mitte keegi teine ei valitse meie elud üle, kui vaid üksnes sina. Lihtsalt sellepärast ma palun õnnist tegelikult üksikut, kinnid tegelikult üksikut, julgust tegelikult üksikut, Jeesuse Kristuse võimsal ja vägeval. Amen. Head, võtke ise. Suur tänu, Kristoffer, selle erilise aja eest juhatamas meid, sest see Jumal on ligi ollu. Nii suur rõõm on teid kõiki näha, kes te olete tulnud täna siia. Kui ma eelmisel korral rääkisin sellest sõnumist, mida ma palvekoosolekul sain, et see sõnumi sisu oli, miks te ootate, mis on teie eesmärgid. Siis täna ma lähen selle sõnumi osas edasi. Ja see sõnumi lõpp oli see, et me ei ootaks seda vääriti ja ei langeks sama kiusatuse sisse nagu kurat. Me teame, et käies siin maa peal, meil tuleb rinda pista hingevaenlasega. Ta on reaalne isik. Ja ta on reaalne isik, kes tahab inimest ilmtingimata lahutada Jumalast. Nii et eriti meie, kes me oleme Jumala lapsed, ühest küljest me oleme tema sihtmärk. Need, kes on maailmas, need niikuinii kuuluvad talle. Ta kasutab küll ka neid, et mõjutada kristlasi, aga vahest ta kasutab ka meid kristlastena, et külvata segadust. Külvata lahkmeelt. Efesuse kirja 6. peatükk 11 ja 12 salm ütleb nii. Pange Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimude, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Efesuse kiri väga selgelt ütleb, et meil kristlastena ei tule võidelda inimestega.
Nii et kallis sõde ja vend, kui sa vaatad üle laua või üle pingi ridade, siis siin ei ole sinu vastased. Siin on õed ja vennad Kristuses. Siin on see Jumala armee, kellega üheskoos me peame seisma. Nii nagu sõna ütleb, kuradi kavalate salanõude vastu. Ma palun, et Johannes paneks ühe slaidi seinale. Kogu minu tänase sõnumi sisu ja eesmärk lähtub sellest. Püha vaim ehitab ja juhib meid ühtsusesse Kristuses. Kurat lammutab ja juhib meid eemale Kristuses. Mis ma täna iganes räägin, siis minu eesmärk ja see fookus on püha vaimu töö meie sees. Mitte miski muu. Aga ma puudutan palju muid teemasid. Rooma kirja 10. peatükk ja 1. salmid ütleb nii. Vennad, minu südame soov ja eespalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid. Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt, sest nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. Mida me näeme, see kirjakoht juhib, ei piisa sellest, kui me oleme ühe või teise asja suhtes innukad, vaid nende asjade algataja, nende asjade esile tooja peab olema püha vaim, peab olema Jumal. Muidu me võime olla innukad, aga nii nagu sõna ütleb, vale tunnetus mööda. Mis meil inimestena see vale tunnetus tihtilugu võib olla? On meie tahe. Aga mina tahan nii. Ja siis tuleb sinna üks tegelane, kes teeb selle, lisab sinna veel sellise vaimuliku kaalu juurde. Aga sul on õigus seda. Jumal on ju öelnud nii oma sõnas. Ja viib selle vale rõhuasetuse vale asja peale. Johannese 8:44 ütleb selle isiku kohta nii. Tema on mõrtsukas algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda omast, sest ta on valetaja ja valede isa. Nii, mida me võime öelda? Saatan on petism, hävitaja, kiusaja, kahtlust ärataja. Nüüd, milles saatan kõige enam paneb meid katlema? Ta paneb meid kahtlema Jumalas. Ta paneb meid kahtlema Jumala sõnas. Ja sinna asemele ta toob selle, see, mis Jumal ütleb, et võib olla meile kahjuks ja hävinguks. Saatan ütleb, ei, see on õnnistus. Jumal ei taha sulle õnnistusi anda. Millega ta lähenes Eevale? Oli see, sa mitte ei saa karistada, vaid sa saad targaks.
su silmad avanevad, sa kujuta ette, missugune pagas seal on. Sa saad Jumala sarnaseks, sa saad otse kui Jumalaks. Ta ahvatles, ütles, et vaata, mis selle taga. Jumal igavene koidja, ei taha sulle seda head anda. See oli saatana sõnum. Kas saatan on muutunud? Täna on täpselt tema sama sõnum meile. Panna meid kahtlemas Jumalas. Panna meie fookus nii, et see oleks meie lihale õnnistuseks. Ära pöörata meid Jumala tõest, moonutades seda tõde. Teate, mis on kõige tõhusam mürk? Pidi olema see, kus on enamus, midagi 90% õiget asja ja siis on sinna natukene valet juurde pandud ja see tapab kõige enam. Nii on inimsuhetega. Kurat tahab külvata segadust. Segadust Jumala rahva keskel. Viia nad eriarvamustele. Apostel Paulus väga palju oma kirjades tegeleb valeõpetustega. Need valeõpetajad ilmuvad ei tea kust. Ja nad räägivad enamuses tõtt. Aga mõne asja jätavad rääkimata või räägivad selle kohta valet. Aastaid tagasi meie juurde tuli üks kamp Jehova tunnistaja koju ja nad hakkasid siis meid nii-öelda usku pöörama. Ja siis me Siljaga esitasime neile küsimusi, nad ei suutnud neile nagu vastata ja siis meie vestlus läks nagu piibli peale, ma sain küll, et ma olen siin ühe koguduse pastor, et ma tunnen natuke ikka sõna. Ei ole hullu, ega pastorid võivad ka päästetud saada. Ja läks see arutelu edasi, aga lõpuks siis nad kuidagi moodi ei suutnud ära vastata meie küsimusi ja siis lõpuks ütlesid, aga põrgut ei ole olemas. Tal ei olnud enam midagi muud. Ma ütlesin, kuidas see ei ole, et piibel räägib sellest? Ei ole. Mina ei usu, et see on olemas. Seda ei ole. Nii et kurat alati, kui ta räägib tõtt, siis ta ikka petab. Sellepärast piibel ütleb, ta on valed isa. Ta on seda alguses saati. Mis oli tegelikult, kui me uurime piibli, mis oli see kuradi langemispõhjus? Uhkus. Ezekieli kirjaga, see oli 28. peatükk, kus on sõnum, kus Jumal ütleb, et alusta, kirjuta nutulaul Tüürose kuningale. Ja siis millest ta seal räägib, on põhimõtteliselt kuradist. Ütleb, see oli täiuslikult. See oli loodud täiuslikuks oma loomise päeval. See oli otse kui jumalik olend, kaitseingel, kes võiks käia tuliste kivide peal.
siis sõna ütleb. Sa olid seda nii kaua, kuni sinus leiti ülekohus. Sa läksid uhkeks. Seepärast oli nii eriliseks loodud. Tal oli eriline positsioon. Ja see uhkus hävitas tema. Miks ma seda kõike räägin? On see, et kurat tahab juhtida vahest meie tähelepanu selle peale. Sa oled kõike seda väärt. Sa vaata, kui palju oled sa panustad. Sa vaata, kui tubli sa oled. Juhid meid vaatab enda peale. Et tuua ülesse üks inimlik uhkus, mis on languse aluseks. Kuidas ära tunda siis kuradi käekirja? Üks väga oluline punkt on see, et kui kurat hakkab kedagi mõjutama ja suunama, siis see on hästi palju inimese lõhna. Mida ma selle all mõtlen? Rõhk on inimese peal. Inime, mina teen, mina olen, mina lähen. Ja nende asjade juures on see, Jumala või koguduse asju tehes. Mina olen, kui mina palvetan, võt siis sünnivad asjad. Väga vaimulikud asjad. Aga valed tunnetus mööda, ütleb sõna. Galaatia 5 räägib sellest, kus ta ütleb, aga lihateod on ilmsed. Ja seal on kõik see loetelu. Nii, kui me ka iseendi elu nagu vaatame ja laseme silmest läbi, et näha, et ma kuskil pool ei oleks andnud ega anna kuradile meelevalda end petta ja juhtida vale sisse. Nüüd jälle, miks see võib meie eludes esile tulla? On see, meie enda sees on võitlemist meie vaimu ja meie liha vahel. Sõna ütleb, et vaim imustab liha vastu ja liha vaimu vastu. Kui me liha teod vaimu läbi suretame, siis me käime koos Jumalaga. Aga seesama tegelane tahab meid eksitada ja viia meie fookusse valede asjade peale. Ja seda ta on algusest peale teinud. Ta tahab külvata segadust. Ta tahab külvata lahkmeelt. Ja kui tal õnnestub koguduses või koguduse keskel tuua seda lahkmeelt, siis ta tunneb rõõmu. Aga me ei taha siin koguduses lubada tal seda. See kogudus ei kuulu talle, see kuulub Kristusele. Üks koht, kus hingepaelane tahab panna meid kahtlema, on meie mõttemaailmas. Luuka evangeeliumi 7. peatükk ja 19. salm räägivad Risti ja Johannestest. Siis kui Risti ja Johannes oli vangihoones heidetud,
Ja siis ta läkitab oma jüngri Jeesuse käest küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või me peame ootama kedagi teist. Natuke aega enne seda Johannes tunnistas, siis kui ta Jeesus ütles, seesama mees, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Ja nüüd olles sellises kitsas olukorras korraga tema peas on kahtlus. Kas ikka sina oled see? Jälle, mida ma sellega tahan öelda, et mingi vaenlane tahab panna meid kahtlema Jumala asjades, kahtlema Jeesuses. Kas ikka sina oled? Mida siis sellistel puhkudel on oluline teha? Uuri, mis Jumala sõna selle olukorra suhtes ütleb. Kui sinu sees tõusevad mingid asjad üles, vaata läbi Jumala sõna prisma. Vaata, mida Jumala sõna selle kohta räägib. Teine oluline asi, jaga seda oma vaimulike autoriteetidega. Jaga seda. Asjad ja mõtted, mis ei kannata päevavalgust, mis ei kannata avalikkust, on tihtilugu väga kahtlase päritoluga. Kuradi plaan on alati viia meid mässama Jumala seaduste ja Jumala korra vastu. See on tema plaan. Et me kuidagi moodi ei alistuks Jumalale. Jakobuse kirja 4. peatükk ja 7. ja 8. salm annavad meile vasturohu. Kiritleb, alistuge siis Jumalale. Esimene asi, alistu Jumalale, alistu Jumala seadustele. Ütleb, siis seisa vastu kuradile. Ja 3. siis ta põgeneb. Nii, see alus, see fundament on Jumalale alistumine. Ja siis ei ole kuradil mitte mingisugust võimalust. Kui sina oled Jumalale alistunud, siis temal ei ole mitte mingisugust võimalust võtta sind kuidagi moodi rajalt maha, viia sind valedele radadele. Seepärast, siis sa oled see, keda püha vaim ehitab, keda püha vaim juhib. Ja see tee, kuhu ta sind juhib, on alati Kristuse juurde. Kristuse lähedusse. Kas me selle tee peal ei või komistada eksida? Jah, võime. Aga me ei jää sinna selle sisse. Vaid me tõuseme üles ja me jälle alistume Jumalale. Jälle alistume Jumalale. Ja tema veri peseb meid puhtaks. Jumala sõna ütleb, et tunnistage oma üleastumised. Siis on tema ustav ja puhastab meid. Me ei saa iseendid puhtaks teha. Me vajame selleks Kristust. Tema puhastab, tema vabastab, tema uuendab meid. Seesama Efesuse kirja 6. peatükk räägib meile edasi.
14. salm ütleb, vöötage tõega. Mis tões siin jutt on? Usun, siin selle tõega räägitakse eelkõige kristlikust õpetustest, kristlikest väärtustest, kristlikust moraalist. Kus me seda saame? Läbi Jumala sõna. Läbi piibli tundma õppimise, läbi erinevate jutluste, kristliku kirjanduse. Me õpime seda tõde. Kristlik õpetus on tõe vundament. Järgmiseks ütleb, et õiguse soomussüüga. See on õigus, mis tuleb Jumala läbi Jeesuse Kristuse lunastuse. Tunnistame seda, et Kristus on surnud meie eest. Ta on maksnud kõik meie võlad. Ja kui kurat tuleb, süüdistab, et näed, sa siin panid mööda, siis ei ole vaja talle vastu põigada, ütleb, panin jah, aga Kristus maksis selle eest ja ma võtan selle lunastuse vastu. Ma parandan meelt. Ja ta ei saa midagi sust. See Kristuse lunastus, see kehtib sinu elus. Üheks kaitsevahendiks on evangeeliumi kuulutamise saapad. Meie jalgadeks oleks valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Me jagame seda Kristuse armu õpetust edasi. Ja me vähendame kuradi territooriumi. Me paljastame teda. Siis on meie kaitsevarustuse juures usukild. Ja sõna ütleb, sellega me suudame kustutada kõik kurjad põlevad nooled. Usk on vastandiks küünilusele ja skeptisistile. Usuga me kinnitame või kinnistame Jumala tõotusi. Me võtame piibli kätte, me loeme ja me usume, et see, mis sinna on kirja pandud, nii on. Me ei säti Jumala sõna kahtluse alla. Kui Jumala sõna ütleb, et Jumal tervendab ka tänapäeval, siis me usume seda. Me usume seda. Me ei säti seda kahtluse alla. Kui Jumala sõna ütleb, et Jeesus ristib meid püha vaimuga, väe ja tulega, siis me usume seda ja me ei säti seda kahtluse alla. Ütleb, no, seal 4 pühipäeval valati see välja ja nüüd on kogu lugu. Otsa sai, rohkem ei jätku. Ei, me usume seda. Me usume ja sõna ütleb, et usk on kindel usaldus. See on kindel usaldus. Ja lõpuks ta ütleb, meil tuleb võtta vaimumõõk. See on Jumala sõna. Ja Jumala sõnaga seista vastu. Selleks, et me saaksime vastu seista, me peame tundma Jumala sõna.
jälle ma tulen sellesse konteksti tagasi, kus selle minu sõnumi põhirõhk on selle püha vaim ei tule. Kurat tahab lammutada. See oli mingi aeg tagasi. Ma räägin lihtsalt ühe loo oma elust, mille keskel Jumal mind tegelikult väga palju õpetas ja muutis minu arusaama, mis on oluline. Ja seal põhi nagu koht oli see, meil oli inimesega erinevad arusaamised. Ja mingis mõttes mul oli õigus. Ja ma läksin ja kutsusin seda inimest põhimõtteliselt korraga. Aga see tekitas ühe pinge välja sinna. Ja ma rääkisin oma vaimulike autoriteetidega, kes on üle minu. Ma sain erinevaid tarkuseid, oskuseid, kuidas seda lahendada, kuidas seda teha. Mis oleks parem lahendus ühes või teises olukorras. Aga ühel korral peale seda me palvetasime ja see palve lõppes sellega, et ta andis mulle ühe prohvetliku sõna. Ja see sõna hästi lühidalt on see, et Jumal on mu siia pannud sellesse kohta, seal konkreetse selle ja siis ütles, et ja Jumal annab sõnad, mida rääkida. Ja kui me saime kokku ja hakkasime rääkima korraga, tunne, kuidas püha vaim ütleb, tead, sina pead andeks palun. Ja ma vaatasin seda konteksti ja ma mõistsin. Ja ma palusin andeks. Ja korraga selles kontekstis ei olnud roll see, et kellel oli õigus ja kellel ei olnud õigus. See ei oleks lahendanud seda olukorda, vaid lahendus oli Jumala lepitus, andestus, Kristuses ühendus. Ja see muutis kõik. See muutis kõik, see avardas. Kuidas me vaatame täna inimsuhete peale? Kas me oleme nõus andma kuradile maad selleks, et lammutada inimsuhteid? Või me oleme nõus alistuma Jumala tahtele? Ütleme, isand, ma panen maha oma õiguse. Ma panen maha oma tahte, oma nägemuse. Ja ma alandun sinu tahte alla. Sa võid küsida, mis ühes või teises olukorras on see Jumala tahe. Minu jaoks on see lepitus Kristuses. Tema valitsus. Tema õigeks mõista. Ja kui ma seda olin teinud, tundsin kuidas nagu kivi või raskus, see võeti ära. Kuidas püha vaim sai tulla, kinnitada, julgustada.
ennast avada. Seda ületatakse. Jutt ei käi mingist positsioonist, vaid jutt käib meie suhtest Jumalaga. Kui sa alistud Jumalale vabatahtlikult, Jumal ei tule ja ei hakka sul käsi väänama. Ei kasuta su vastu valuvõtteid, vaid ta ootab, tule siia. Tule, luba mul valitseda oma elu üle. Ja kui me seda lubame, siis tema tõstab meid üles. Tema tõstab üles meid nendest olukordadest, millega me maagleme. Tema tõstab meid üle. Ja see on see perspektiiv, milles ma täna vaatan kogudust. Ma vaatan, kas Kristus saab seda ehitada. Kas me anname Pühal Vaimule vabaduse ehitada meid. Või me tahame oma plaani täide viia. Kumba me tahame? Minu igatsus on, Püha Vaim võib liikuda siin selles paigas. Püha Vaim on see, kes aitab korraldada inimsuhteid. Püha Vaim on see, kes toob lepituse. Püha Vaim on see, kes toob vabaduse. Mitte keegi teine ei saa seda tõelist vabadust tuua. Aga Püha Vaim on see, kes aitab sul andestada. Ja see on meie jaoks, inimeste jaoks üks väga raske asi. Andeks anda. Ma ei mõtle siin seda, et ma sõnadele ütlen, ma annan sulle andeks. Vaid andestus ka oma südames. Sellisel viisil, nagu Jumal ütleb, et ma annan sulle andeks anda. Ja ma unustan selle. Ta ütleb, see on kustutatud. See on tõeline andestus. See ei tee enam haiget sulle. See, kas sa oled andeks andnud. See on lahti lasnud. See ei ole mingi koorem, mida sa järelvinnad. See on läinud. Aga seda me ei saa inimlikult teha. Me vajame selleks Püha Vaimu väge. Tema jõudu. See on see koht, kus Jumal sai muuta mind. Sai ilmutada mulle midagi, mis on palju väärtuslikum, mis on palju suurem. Ja milles on palju rohkem elu. Ja see on andestus. Käinud, aitanud erinevaid inimesi. Et tihtilugu, kui mind kuhugi nagu kutsutakse tõustama või rääkima, siis üks asi, mis on inimeste ootus, on see, et ma peaks otse kui kellegi poole valima. Ühe või teise inimese poolt. Kumma poolt mulle. Ma olen avastanud. On üks
pool, kelle poolt ma saan valida ja see on Kristuse pool. Miks on see nii oluline? Tihtilugu ja mina eesotsas. Me katsume leida, kes on süüdlane. Ja meie väga palju auru läheb selle süüdlase välja selgitamiseks ja süüdistamiseks. Aga ka läbi selle sama protsessi, kus ma ise nüüd läksin. Kui ma keskendun Kristusele, siis Kristus keskendub lahendusele. Ta ei keskendu süüdlase süüdistamisele, vaid ta keskendub, kuidas tuua selles olukorda lahendus. Mis on see väljapääs? Ja see väljapääs on meeleparandus. Meeleparandus. Kummuli Jumala ees olemine. Jumalale asjade üle andmine. Tunnistamine Jumalale. Ma olen võimetu. Ma olen võimetu seda asja korraldama. Kui sina ei tule, siis see asi jääb korraldamata. Ma vajan sind. Ma vajan sind. Millele me täna keskendume? Kas probleemile või lahendusele? See on minu sõnumi lõpupunkt. Millele me keskendume? Kas me otsime lahendust või me otsime probleemi? Kui me keskendume lahendusele, siis saab Kristus selle lahenduse tuua. Kas ma tohin paluda, et te tõuseksite? Kui keegi ei jõua seista, sa võid täitsa julgelt istuda. Ära tunne end ebamugavalt. Sa võid istuda. Aga see, mille sisse ma tahan praegu meid juhatada, on meeleparandus. Oma elu üle andme. Andeks palun. Kui täna sinu südames on mingi okas, mis ei lase sul edasi minna, mis tahab sind vangis hoida, siis see on see aeg. See on see aeg, kui sa võid panna selle Jumala ette. Ja öelda, Jumal, ma tahan seda üle anda sinule. Jumal, ma tahan sinu lahendust sellesse olukorda. Ma tahan tunda vabadust. Ma tahan tunda seda päästerõõmu. Täna siin selles paigas. Kui keegi siin koguduses tunneb, et mina kui pastor olen talle ülekohut teinud, siis andke mulle andeks. Ma ei ole seda kindlasti teadlikult teinud. Aga ma ei taha, et minu ja teie vahel saaks keegi tegelane tõmmata mingi joone. Lüüa kiilu, tuua lahme. See ei ehita kogudust. See ei ehita kogudust. Ja sellepärast ma olen nõus oma õiguse maha panema. Loobuma. Selleks, et Kristus saaks kasu. Selleks, et rahu võiks valitseda.
selleks, et üksmeel valitseks selles koguduses. Selleks, et armastus valitseks selles koguduses. See on see, mida me taotleme. Isand, sina näed meie südame. Isand, sina tunned meid igat üksikut. Isand, sina tead, millest me ka iga üksik oma argipäevades läbi lämme. Millega me koguduses rinda pistame. Isand, sina tead seda kõike. Aga isand, me ei ole nõus. Me ei ole nõus sellega, et kurat saab laastada meie elusid. Et kurat saab valetada, petta, eksitada meid. Me ei ole nõus sellega. Aga me oleme nõus lihtsalt sinule alistuma. Me oleme nõus sinule alistuma ja sellepärast ei saa me paneme kõik sinu ette. Et sina oma püha vaimul läbi võiks meid puhastada. Just nüüd ja praegu. Et sina oma püha vaimul läbi võiks tuua esile oma õiguse, mitte meie õiguse, vaid sinu õiguse, issand. Sinu õigus oli see, et sa loobusid oma taevasest aust. Ja sa tulid ja sa surid meie eest. Ja selle läbi, et sina maksid selle hinna, võime täna meie elada. Sa ütled, sa oled andnud meile kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Issand, ma tänan, et meie kogudus on kõigega panustatud. Aga üle kõige armastavate ja hoolivate suhetes. Issand, ma palun, aita meid ehitada neid suhteid, hoida neid suhteid, väärtustada neid suhteid. Aita meil olla need avatud asjad, kus sina võid täna sisse kallata oma armurikkust ja seda täiust. Et see oleks midagi, mis pulbitseb meie sees. See oleks midagi, mis ajab meist üle. Et kuhu iganes me lähme, me kanname seda vaimsust, me kanname seda meelsust kaasas. Et sina oled meie armastav Jumal. Sina oled meie kuningas. Ja kui me iganes ka lähme, sinna me viime selle armastava Jumala. Isa, ma palun, õnnista igat üksikut. Õnnista, õnnista. Õnnista, isa. Sina tead, mida nad vajavad. Mina ei tea, sina tead. Aga üle kõige, kallis püha vaim, ma palun, et sa tuleksid ja ehitasid meid üles. Sa ehitasid meid üles. Kui neid elavaid kive, et sa ehitasid meid kui kogudust. Kaasa, issand, meid. Igat üksikut sellesse ehituse sisse. Isa, ma tänan sind. Ma tänan sind. Lihtsalt, et sina oled see, kes puhastab. Sina oled see, kes uuendab. Sina oled see, kes vabastab. Sina oled see. Täna siin selles paigas. Siin selle koguduse keskel. Sina oled troon. Ja seal me anname sinule kogu kiituse. Me anname sinule kogu ülistuse. Me anname sinule kogu austuse. Seepärast see kuulub sulle. See kuulub sulle.